ma olen eriti uhke selle Tilga uue ja toote üle, mis on siis Äio seerum ja siis see nahapuuster, et ta boostib siis su nahka ja ma alati ütlen ka seda, et kui on võimalik, Eestis on see võimalik, et sa näed selle toote siis loojat tegelikult näost näkku ja sa saad ka kokku saada ja nii edasi või ta on kuskil seal teles või ja siis ma alati vaatan, mismoodi ta ise välja näeb. Absoluutselt, alati. Ja Pille Lengi, tervitused talle siit. Tema on siis Tilga looja ja asutaja ja tõesti tema nahk viimati, kui ma ta nägin, issand, see oli nagu nii heas korras, see oli nii niisutatud, nii värske, ta ei ole esimeses nooruses ka oli meil, vabandust väga, aga ütleme, et ta on ikka selles mõttes ei ole plikake, aga see nahk oli nii hea ja siis mõtlesin, et täitsa lõpp, ma tahan kohe seda seerumit on ju ja selle siis Skin Boosteri saladus ongi selles Äio kompleksis, mis on siis punane õli ja mis on veel ka keskkonnale väga hea, sellepärast, et seda saadakse nüüd, saad aru, ja väärindatakse nii-öelda siis puitu, et see on siis kõik see jääk, mis jääb nagu puidutööstusest järgi, ma ei tea, saepuru, mingid sellised jäägid ja siis sellest, see on teatud mehhanismid, spetsiaalne tehnoloogia, see on kõik väga teaduslik ja Eesti firma seda teeb, kasutab seda tehnoloogiat ja selle ongi juurutanud ja see punane õli on nii väärtuslik ja ta on nagu mega hea nahale. Ma juba vaatan neid koostisosi siin, et biofermenteeritud seerum, siis hüalaroon hape loomulikult, punavetikas oli, punavetikas, see on jällegi meie oma Eestimaa looduses super, ütleme taim siis on ju vetikas, et seda leidub ainult Läänemeres nii suurtes kogustes nagu looduslikult ja ta on mega ja teda kasutatakse üle maailma erites brändides tegelikult kasutavad meie oma vetikat. Just ja mustsõstra seemneõli ja siin teises on, vaata kui huvitav on ektoiini, musta küüslaugu ja vaniljega. No vaata. Ja see oli ka mega koostus. Ja must küüslauk on nüüd tõesti eranditult siis Tilga poolt välja nagu mõeldudki, toodudki see koos siis Eesti teadlastega ja ta patenteeris ka selle siis nii-öelda toimeaine siis on ju, et see must küüslauk on ikkagi imeline, et ta on niisama sisse süües, ta on ju teeb imesi meie organismiga. Päris kallis on, kusjuures vaata, kui sa tahad poest osta seda musta küüslauku. Aga nüüd, kui ta on pandud veel ka siis seerumi sisse, et ta siis nagu veel nagu naha peal teeb imesi ja seda mikrobiomi vaata ja kõike kaitseb, et aga räägi inimestele, tead, mitu korda on minu käest ka küsitud nende seerumite kohta, et nüüd, kui ma võtan selle seerumi on ju, kas ma siis panen ainult seda seerumit endale näkku või kasutan siis mingi kreemi alla, et mis see point on? Mul võib ju olla mingi suvaline enda kreem, lemmikreem tavapärane. Aga kas ma võtan siis nüüd selle seerumi ja võin panna selle siis mis iganes kreemi alla või? Jah, mina soovitan nii, et ja tavaliselt ongi, kui sul on küpsem nahk ja selline pigem kuivemapoolne, pigem siuke juba natuke tundlik ja on ju selline kapriisne, siis on seerum puhtane nahale peale toonikut on ju ja siis sa paned veel oma tavapärast näokreemi. Tilgal on ka väga suur valik näokreeme, väga häid ka, et võib olla samast sarjast, aga ei pea olema, võib ka vahetada ja kõik nii, aga seerum on must have. Ja siis, kui sul on meigi alla on ta ka super, et kuidagi hästi ilus ja nagu glow teeb ka. Aga need, kes on nüüd nooremad, siis võt, kui neil on nagu see nahk on tegelikult hea, see kollageenitase ja kõik veel hüaluroonappe, kõik on nahas tipp-topp, võt siis piisab ainult seerumist. Et seda ma olen ka märganud ja just näiteks meikarina, kui ma teen meike, et ma panen alati niisutan inimese naha ennem ära ka teatud siis seerumi ja kreemide ja meigi aluskreemiga, et siis ma olen vaadanud, et jah, piisab isegi ainult sellest seerumist. Et inimene tegelikult tunneb, et kas see nahk sööb selle toote kõik ära või söö on ju ja siis vastavalt sellele sa siis tegutsed.